Kuidas teil on töösuhe alguse saanud kurtidega? Kas nemad leidsid teid või teie neid? Ütleme siis niimoodi, et kui mina siia majja tulin 13 aastat tagasi, et siis nad olid juba meid leidnud. Et esimene inimene Green Goal'is meesterahvas on töötanud juba 15 aastat tänaseks päevaks. Ja siia Green Goal'i ta sattus ka tõenäoliselt niimoodi, et kuna toimus ettevõtete omanikeringis vahetusi ja tegevusvaldkondades vahetusi, siis ta oli juba töötamas siin eelnevalt tegutsenud ettevõttes ja võeti siis Green Goal'i üle tööle. Aga teil on teises firmas ka kurte inimesi tööl, et kuidas nad sinna sattusid? Jah, Green Goal'il on veel tütarfirma 100% Green Goal'ile kuuluv osaühing Trey Pro, kes siis tegeleb vanapaberist pakendite tootmisega. On tänaseks päevaks 2 aastat tegutsenud ja sinna siis me 2 aastat tagasi valisime kohe kogu personali uue. Ja selle personali valimise käigus valisime tööle ka 6 vaekuuljat ja kõik on naisterahvad. Aga mis esimesed emotsioonid olid, et kui te saite teada, et siin majas töötas enne kurt inimene ja siis te veel võtsite kurte tööle? Mis need esimene emotsioon oli? Noh, ma arvan, et nüüd sellist 13 aasta tagust aega nagu on raske isegi meenutada, et kindlasti mingit sellist väga suurt üllatust või ma ei tea, pettumust ei olnud, eks ole, et see inimene on täiesti tavaline inimene nagu me kõik, ja et selles mõttes siis võiks ju öelda, et positiivne emotsioon. Ja see eelnev kogemus kindlasti ja pikaajaline kogemus võttis nagu hirmud kõik maha, et kui vaegkuuljad inimesi töötab rohkem, et kas see võiks kuidagi probleem olla ettevõtte jaoks, et positiivne emotsioon. Aga enne kurdi inimese tööle asumist, kas te pidite mingeid ettevalmistusi tegema spetsiaalselt just nende pärast? Meie ei pidanud, sest et ja ma arvan, et see on nagu pakenditööstus sellisest meie spetsiifikast kinni, et see töölõik, mida nad teevad seal, on valmis toodangu pakendamine ja suhteliselt selline lihtne töö, et seal ei olnud vaja mingeid täiendavaid muudatusi teha. Kas te olete teadlik olnud ka sellest, millised soodustused on ettevõttel, kui seal töötavad puudega inimesed? Jah, et oleme sellest teadlikud ja teame, et igakuiselt ütleme siis kompenseeritakse või põhimõtteliselt on nagu sotsiaalmaksu vabastus miinimumpalgalt iga inimese kohta, et jah, oleme teadlikud. Aga enne kui teil need kurdid inimesed teie majja tööle tulid, et kuidas te planeerisite teavitada oma meeskonda, et siia tulevad kurdid inimesed? See oli selles mõttes nagu huvitav ütleme, protsess, et kui enne mainisin, me võtsime ligi 25 inimest, nagu uued inimesed kõik tööle. Ja kui me olime nagu esmase valiku teinud, siis kandidaat oli palju loomulikult ja sealhulgas ka siis vaegkuuljaid. Ja selle käigus, kui me inimeste ja kandidaatiga vestlesime, eks ju, siis meil hakkas nagu selgeks saama, et me kindlasti neid inimesi tööle võtame ja ka teisi potentsiaalseid kandidaate me juba vestluste käigus siis informeerisime ja tegelikult ka küsisime, et need küsimused, kas see võib kuidagi olla inimeste jaoks probleem näiteks, et nad ja eriti kui neil ei ole nagu eelnevalt kogemust, et vaegkuuljatega koos töötada, et sellisel kujul see protsess toimus. Aga kuidas teil igapäevane suhtlus toimub kurtidega? Toimub väga erinevalt, et meil vahetuses on tööl 5-6 inimest ja nendest siis sõltuvalt vahetusest kuni 2 inimest on vaegkuuljad. Nüüd siin peab veel seda ka täpsustama, et osad vaegkuuljatest ka räägivad, eks ju, ja räägivad nii palju, et täiesti arusaadavalt meie jaoks ja tavaliselt siis, kui näiteks 2 vaegkuuljat on vahetustööl, siis üks nendest suudab rääkida.
ja noh, see kindlasti teeb meie jaoks ka lihtsamaks suhtlemist, aga mis puudutab sellist noh, tööala spetsiifikat, siis vahetuse siseselt on nagu iseenesest kujuneb välja see, et missugused märguanded või kuidas siis juhitakse teineteise tähelepanu. Et see on see nagu sellise igapäevase suhtluse poole pealt, aga kui on tarvis ikkagi teha selliseid suuremaid koosolekuid või nõupidamisi, siis me kutsume siia tõlketeenuse inimese lisaks ja siis ta tõlgib seda vestlust, et ja nii lihtsalt see käibki. Ja kas selle tõlketeenuse eest siis maksab? No see sõltub veidi sellest, mis teema nagu parasjagu käsil on, et kui on ikka sihuke töine ja meiepoolne ettevõtte, tööandja poolne initsiatiiv, siis me maksame selle ise kinni, aga kui on võib-olla mõned pidulikumad sündmused, siis ikkagi ka paneb siin kohalik omavalitsus õla alla ja toetab seda teenust. Kas te olete mõnikord kurdile inimesele endale mingisugust hüvitist taodelnud või? Ei, mul ei tule praegu meelde, et aga olete pidanud kurdi inimese töökohta kuidagi kohandama? Me ei ole pidanud kohandama, et noh, või korra nagu enne mainisin ka, et see tööspetsiifika on ise selline, et seal ei ole nagu vaja midagi ümber teha, et võib-olla kui oleks mingi väga noh, ütleme väga spetsiifilisi oskusi nõudev töökoht või selliste keeruliste masinatega töö, et siis tõenäoliselt on seda vaja teha, jah. Aga et nende töökohtade peal meil ei ole olnud vajadust. Kas te äkki saaksite midagi julgustavat öelda firmadele, kes võib-olla plaanivad võtta kurti inimest tööle? Noh, kui ei ole eelnevat kogemust, eks ole, et siis kindlasti see võib teatavaid kõhklusi tekitada, et kuidas hakkama saada või suhelda. Aga ma kindlasti julgen soovitada, et kui vaadata nüüd, noh, imelik on niimoodi väljendada isegi, et nagu tavainimest või siis vaegkuuljat inimest, et ega ühiskonna läbilõige on sama, et kui ikka inimesel on näiteks alkoholiprobleem või distsipliiniprobleem, siis ei oma tähtsust, et kas ta kuulmine on hea või halb. Aga samal ajal ma julgeks küll seda ütelda, et noh, meil on täna 7 inimest tööl ja pigem tuleb need kõiki kiita, et meil ei ole distsipliiniprobleeme, eks ju, siis nad on väga kohusetundlikud, sest noh, midagi ei ole teha, kahjuks nende nagu töö saamise võimalused on ikkagi kitsendatud tööjõuturul, eks ju, on piiratud ja nad on sellest teadlikud, eks ju, ja seetõttu lihtsalt oskavad hinnata ka nagu seda tööd palju rohkem, mis neil olemas on, et ja ma julgen küll ütelda, et hindavad seda ka võib-olla sellist lihtsat tööd oluliselt kõrgemalt kui tavakodanik. Ja noh, nad on ka meid siin selle eest tänanud, eks ju, et me oleme nagu see, noh, või riski võtnud. Et jah, kindlasti julgen soovitada. Aitäh! Palun! Hall on nagu põhitoonid, et mõni tahab siin oranži ja